oleme Viljandi järve ääres, kus siis toimub mingisugune sõit, kus on ATV-d ja teised masinad, UTV-d ja tavalised autod. Seega me teeme pilti ja natuke filmin ka. Ja naudime head muusikat. Nii, kaamera rekordib. Ma teen teist korda seda juba. Sest Maci screen recording ei salvestanud seda heli. Või seda pilti tähendab. Kadus ära, lihtsalt fail kadus ära. Pole kuskil. Pole olemas. Täiesti uskumatu. Aga, mis seal ikka? Nii. Screen record, palun fucking recordi mu screen ja salvestas pärast ära ka. Okei. Aitäh sulle. Tavai, ma tahtsin teile ühte trikki näidata. Räägin kõik uuesti, aga nüüd ma olen juba ühe korra rääkinud seda, mul läheb kiiremini ja paremini. Reset. Võtame siis hea pildi. Nii. Tuunisin ühe päris ilusaks. Kus on? Siin. Ops. Siuke pilt. Kuidas seda saavutada? Mul on sensor veits sitane, näete, aga ei ole hullu. Ava oli mul 5.0. Ehk siis sensori tolmukübemeid võib näha jääda seal. Kui see ei ole puhas, siis kinnise avaga rohkem. See pilt lihtsalt tuleb räpasem, pole midagi teha. Anyways, ma näitan teile, kuidas ma siukse asja saavutan, lihtsalt kiirelt. Paneme reset. Ma sama asja kasutan ka osade autopiltide puhul ja ATV-de puhul. Ma hiljuti alles avastin selle, sest see ei ole väga uus asi ka. Või nagu, see ei ole väga uus, aga see on uue Lightroomi osa. Ehk siis, kui teil on makstud versioon Lightroomi, siis te saate uuendada ja võib-olla see teil juba on, võib-olla te ei ole seda kasutanud, aga kui te ei ole seda kasutanud, siis kasutage seda, see on fucking amazing. See töötab inimeste puhul, see töötab autode puhul. Näiteks, siin on 3 inimest, ma näitan teile selle kiiresti ära. Võtate siit masking, ma panen reseti, nii. Siin on nüüd 4 fucking nuppu, on ja. Võtate siit selle ringikese, see on nagu maskimine. Võtate siit, detektis inimesed ise ära kohe alguses. Ehk siis, siin on 1 person, 2 person, 3 person. Ütleme, sa tahad ainult seda inimest siin muuta. Ütleme, et sa tahad tunkede värvi muuta, ehk siis võtad niimoodi ja lihtsalt teed ta roheliseks. Või siis teed ta mustaks või nagu saate aru, mis see teeb. Te saate mäskida välja ükskõik mille. Näiteks grupipildi puhul see on ülihea, ma olen seda kasutanud. Ühe inimese näotoon või valgus ei jõua temani või midagi on natuke valesti, võtad selle terve inimese ja saad ainult teda nagu mõjutada. Sa ei pea eraldi võtma brassi ja teda välja joonistama. Räige aja võit ja sa saad häid pilte palju lihtsama vaevaga. Kus see on? Siin. Hea pilt on ja. Aga nagu näha ülevarustatud tähega. Ehk siis, läheme uuesti siia. Vajutate subjekti peale, siis ta leiab ise automaatselt üles, mis asi siin fookuses on. Olgu siis auto või mingi inimene. Vahepeal ta veits feidib, nagu näiteks siin. Ta on võtnud kaasa seda veits metsa. Siis te saate teha niimoodi. Panete siit miinus ja panete brass.
ja prossite välja nagu selle osa, näete. Selle osa prossite välja, mida Lightroom arvas, et te tahate siia sisse. Kui te tahate nagu peensusteni minna. Aga ma arvan, et midagi oleks väga muutunud, kui ma oleksin selle sisse võtnud. Siis järgmine asi. Lähete siia, parem klikk, duplicate and invert. Ehk siis ta võtab kõik selle, mis auto ei ole. Ehk siis taust ja see lumi, mis siin eespool on. Nagu näha. Ja siis te saate teha siukseid asju, nagu näiteks taustalt võtta seda exposure'it maha. Te saate tuua auto nagu täiega välja, ilma suuremat vaeva nägemata. See on reaalselt mingi 3 klikki ja te saate teha siukseid muudatusi, mille jaoks varem kulus nagu rõvedalt pikem aeg. Ja siis pluss on see ka, et te saate ükskõik mis presetiga seda trikki kasutada. Teete basic asjad ära, nagu näiteks ma siin olen teinud. Ärge nagu minge üle, et ärge üle võlli pange, et nagu siuke asi nagu väga hästi toimi, et tõmmate nagu veits madalamaks. Aga ikkagi nagu veits, et auto oleks eredam. Ta toob nagu hästi välja. Mulle meeldib siuke preset nagu Storm. North Borderisi preset back'i ostsin kunagi ja neid ma vahepeal nagu kasutan. Ja tegelikult võiks taust ka olla veits eredam. Tulete uuesti siia, valite siis auto ja võtate exposure'is maha. Mis mul veel autod puhul meeldib teha on lisada clarity't. Ta teeb nagu auto veits veel teravamaks. Ma ei tea, see texture teeb ka, aga see teeb nagu teistmoodi kuidagi. Mulle veits meeldib see clarity rohkem. Toob nagu need jooned rohkem välja. Ja nagu lisab nagu kontrasti. Ma ei saa täpselt aru, mida see clarity teeb. Nagu lisab selgust, ütleme. Võib-olla paneme veits seda ka. Ja noh, nüüd teil on siuke pilt siuksest pildist. Mis ei ole ka halb, nagu sa võid lihtsalt autoga vajutada, tõmmata exposure'it maha, panna selle preset sama peale, shadow'id üles. Teil on umbes peaaegu sama asjaga auto ära vaadake väljas. Siis ongi, tuled siia, subjekt, boom, auto olemas, exposure üles, clarity peale, veits tekstuuri ja ops. Ja mis on hea, veel väga hea asi. Teil on see pilt täiesti hästi nagu valmis tehtud, nii nagu te tahate. Tahate järgmist pilti täpselt samasuguseks teha, panete lihtsalt previous ja AI ise otsib täpselt samamoodi selle asja üles, mis teil pildi peal nagu fookuses on. Ja teeb omad muudatused täpselt samad, mis te tegite nagu enne. Ehk siis ops ja ops. Ja jälle, boom. Epic. Nagu see, kui lihtsaks asjad on tänapäeval tehtud, on lihtsalt haige. Ütleme, et siin auto värv on vale, läks oranžiks. Tänu sellele preset'i eest tulete siia ja teete selle punaseks tagasi. Ops. Või jätate oranžiks vahet ära nagu. Saate kõike teha. Külmemaks saate teha, soemaks. See on ka hea trikk, et teete selle asja veits nagu soemaks või siis jätate samaks, aga teete tausta külmemaks. Boom. Nii palju erinevad võimalusi on, kuidas välja tuua nagu autot. Rohkem ma ei tahtnudki rääkida teile. See ongi see väike trikk, mida ma kasutan viimasel ajal. See jätab nagu veits mulje, et teil on välgud pildis kaasas, kuigi tegelikult ei ole, tegelikult see on lihtsalt väike Lightroomi funktsioon. Tore, et tänapäeval siuksed asjad on võimalikud. Ja nüüd te saate ka neid kasutada, kui te tahate. Aga ma näitan, mis mu lemmikauto oli. Mu lemmikauto vahepeal ei töötavata ja siis tõmmata lihtsalt ops ja toimib. Fucking nice, ilus. Nice. Ja muud head asjad on Lightroomis. Ma näitan ühe kiire trikki veel teile raisk. Nii, vaadake nüüd seda. Teile meeldis see poiss rõve raisk. Tõmmate niimoodi talle. Ja kus läks? Pole. Varem te pidite valima nagu koha, kus kohast ta võtaks nagu selle asja. Ja mida ta nagu siin asemel paneb, aga nüüd nagu ops. Täiesti räige. Ma pidin teile oma lemmikut autot näitama, mis siin on Intsu auto. Ma tean, kes ta on, sellepärast, et tal oli nimi siin auto peal.
ma ei tea nagu, kes ta on, aga nagu ma tean ta nime nüüd, sest see on tal auto peal. Mida iganes, igatahes vaadake seda fucking audit. Nagu nii räige nagu rätt pild, nagu see näeb nii haige välja, lihtsalt see on nagu, ma ei tea, mulle meeldib vanad asjad, nagu siuke kandiline nagu klass, tal on klassi, tänapäeva autod on kõik siuksed mingid, näevad välja nagu mingid lendavad taldrikud. Vanasti oli, kuradi tehti ägedad autosid, isegi see Nissan on nagu nice. See on nice. Mis asi see on üldse? See on ka Nissan. Mis kuradi Nissan, see on Mitsubishi. Okei, tänapäeval tahaks ka nagu enam-vähem nagu ägedaid autosid, aga vanasti olid ikka ilusamad minu arust. Isegi see Subaruna. Siin see väga hästi toimib, vaadake. Tulete uuesti siia, võtate auto, teete ta külmemaks. Sest nagu niimoodi on too much, niimoodi on okei, kui ta on nagu veits soojem. Te saate hulluks minna siin, aga see on super programm, kus kiiresti mingi äge pilt valmistada. Anyways, see oli see, mis ma teile näidata tahtsin ja thanks, et vaatasite, näeme teid järgmises episoodis. Nagu ikka, olge mõnusad ja kohtumiseni. Pealtnägemiseni.